kõik peavad natukene midagi rääkima, siis Alex saab kuulata. Okei, minu oma on okei. 1, 2. Juba kuulasid neid või? Küll sul on suured kõrvad. Nii, siis oleme valmis minema, jah? Nii, teise TalTech Business Forumi päeva esinejad Sandra Särav, Paavo Nõgene ja Peeter Koppel. Tere ka minu poolt ja alustame sellest, et suur aitäh esinema tulemast. Oli väga vägev paneel ja näha oli, et läks peale. Endal oli ka lõbus. Kuidas? Endal oli ka lõbus. No see on väga tore ja see on ka peamine, et on väga tore, kui meie esinejad ennast siin hästi tunnevad. Peeter, kas sul oli ka lõbus? Otseselt õudne tõesti ei olnud. Ja isegi Paavost oleme naeratuse välja saanud. Ja, absoluutselt. No väga hea. No ma panin kirja neid teemasid, aga ma pean tunnistama, et seda kulda tuli sealt lavalt nagu nii palju, et mul on 2 lehekülge märksõnu, et ma arvan, me ei jõua neid nagu mitte kuidagi siit läbi võtta. Ma natuke provotseeriks, et mis juhtunud on? Ma ei oleks nagu selles mõttes arvanud, et te 3 niivõrd ühel nõul olete asjadega. Ma ausalt öeldes ütlesin ka kolleegidele, et tuleb minu tümitamise paneel, aga päris nii ei läinudki. Ei no selles mõttes, et miks peaks tümitama kedagi, kes päriselt tunneb huvi selle vastu, kuidas riigil, majandusel ja erasektoril läheb. See on, ütleme, meeldiv vahepala võrreldes mõningatega, mis mul näiteks varasemalt on olnud. Ma see nädalavahetus magan väga hästi, sest Peeter Koppel tegi mulle peaaegu komplimendi. Aga on mille poole püüelda, et see oli peaaegu komplimentiks. Aga ma arvan, et ega ongi ühte moodi aru saanud inimesed, mis tegelikult hetke riigis on hästi ja mis on halvasti. Mis tähendab, see on absoluutne tõde, kui meie ühte moodi aru saame. No jah, sest et ütlen ausalt, et ma oleks ka oodanud natuke seda, et tuleb natukene Sandra tümitamise paneel, aga absoluutselt see nagu nii ei olnud. Ja isegi see, et igast, oligi peaaegu kõikidest teemadest nagu ühte moodi, mõnikord küll erineva nurga alt, aga teineteise mõistmine oli nagu väga kihvt. Aga kas on põhjendatud see väide, et meie maksusüsteem, nagu see on praegu, see oli ka laval teemaks see maksusüsteem, et see soosib sellist mingisugust materjali intensiivset tootmist, aga mitte spetsialiseerunud tööjõu intensiivset ettevõtlust? Või see ei ole päris aus kriitika sellele maksusüsteemile? Et seda, et tööjõu maksustamine võiks olla odavam, seda nagu käis lavalt läbi. Ja no maksusüsteemi probleem on ikkagi see, et see, mis 5 aastat tagasi oli, see rikuti siin vahepeal ära, et see ettenähtavus, stabiilsus investeeringute tegemiseks, et Eesti oli väga stabiilse, mõistliku maksusüsteemiga riik. Seda ju hetkel ei ole, et nüüd vahepeal muutus see maksusüsteem vasakpoolseks, nüüd püütakse tagasi parempoolseks minna, aga ettevõtjad vajavad enne kõike nähtavust, et milline see maksusüsteem on pikas perspektiivis, et selline poliitikute tõmblemine segab ettevõtlust. Just nimelt, see oli ebameeldiv üllatus, et see süsteem sellisel viisil muutmisele läks ja just nimelt vaja oleks ju ikkagi keskkonna stabiilsust, eraomandi kaitse ja need on sellised kõige klassikalisemad asjad, mis tegelikult loovad eeldused edukaks majanduseks. Kõige suurem ohutus ettevõtjatel on riigile, et palun ärge segage. Täpselt. Just, ja riigi poolt siis ütlen, et ma arvan, et riik ei peakski segama, riik peaks looma võimalikult lihtsa keskkonna, kus ettevõtjal on stabiilne, ettenägelik toimetada, et mainisin ka lavalt, tulin just UK-st, kus nende majanduse number 1 selling point ongi see, et meil on nüüd stabiilne majandus. Aga Eesti puhul see, et ikkagi sa reinvesteeritud tuludelt ei maksa, kasumimaksu, see on olnud meie eelis, kui oli see oht, et see pööratakse ümber, Eesti oleks kaotanud ikkagi ühe oma peamise eelise maailmas, nii et jääme selle juurde, palun. Hästi, aga mis siis nii-öelda puudu on või kus tagasi kinni on, et seda stabiilsust ei ole või vähemalt ei ole sellisel määral, nagu ettevõtjad seda tahaks näha? No trikk vist on selles, et raha sai nagu vahepeal otsa, ehk siis kulutamisega mindi veidikene liiga julgeks ja see siis tähendas seda, et tuli käivitada kaootilised improvisatsioonid eelarve tasakaalu taastamiseks. Ja ütleme, et võib-olla need improvisatsioonid tõesti olid suhteliselt kaootilised ja mis võib-olla veel juhtus on ka see, et võib-olla see tasakaalu fetiš on jäänud meile sisse mingisugusest hetkest, kus me kasutasime valuutakomitee süsteemi, kus see oli absoluutselt vältimatu.
no nüüd ta nagu teps mitte nii vältimatu ei ole ja meil ikkagi jätkuvalt arvatakse, et kui me täna võtame euros laenu, et siis on oht, et selle laenu reaalväärtus pikas perspektiivis kas jääb samaks või suisa kasvab. Seda ohtu erakordselt suure tõenäosusega ei ole. Ehk siis me peaks riigina rohkem laenama? Või vähemalt võiks seda teha? No mitte selleks, et kuhugi nagu Märjamaale mingisugune betoonkolossi ehitada, kindlasti mitte selleks. Või et rohkem pensioneid maksta. Või et rohkem pensioneid maksta, aga kui eksisteerib tõesti mingisuguseid ideid, mis võivad mingisuguselgi viisil nagu tootlikkust kasvatada, siis jah, võiks küll laenata rohkem. Sellepärast, et no, siit ei tule nagu positiivsed reaalintresse järgneva 10 aasta perspektiivis. No, ehk siis tuumajaama jaoks näiteks? No energiast me kõik rääkisime laval. Ja. See vajab ka otsust, aga miks mitte, kui meil on vaja stabiilset, mõistliku kättesaadavusega hinnaga energiat, siis miks mitte ei võiks olla Eestis paar väikest reaktor tuumajaama. Mis ma arvan, et mis tegelikult juhtus, oli see, et riik oli valmis 1 kriisiks, aga tuli 2 kriisi järjest, tuli COVID ja peale seda tuli sõda. Ja siis saigi raha otsa, nagu Peeter ütleb, et lihtsalt kahe kriisi jaoks riigil ei olnud jõudu ja siis hakkasid tõmblused ja no nüüd me siis siin oleme, et nime järgi parempoolne erakond, Reformierakond tegi vasakpoolset poliitikat ja siis ühel hommikul ärkas üles ikkagi, et nüüd võiks jälle parempoolseks muutuda, aga noh, tegelikult ettevõtlus ju selle all kannatas ja see ettevõtluskeskkond, selle usaldusväärsus ja selle nähtavus saigi kannatada ja see ongi halb. Tallinki näitel meil oli suur aktsionär Ameerika Ühendriikidest, nad lahkusid eelmisel aastal Tallinkist ja müüsid oma osaluse Eesti ettevõttele, jumal tänatud Eesti ettevõttele, aga noh, see ongi see, et üks asi on see sõja ja geopoliitilise aspekti teema ja noh, teine on ikkagi see majanduskeskkonna muutus ka, et sa ei tea, mis seal, noh, et kui seni on olnud 30 aastat suhteliselt stabiilne, siis nüüd on toimunud viimastel aastatel mingi tõmblus, noh siis tekib risk. No meil võib tõesti olla vajadus seda geopoliitilist riski natukene oma sellise atraktiivsusega kompenseerida lihtsalt. Ehk et natukene nagu pisikse purjekaga kõva tuule ja tormi käes olemine on praegu? No eks me võistleme kogu aeg oma konkurentidega, ma arvan, ükskõik mida me teeme, me peame vaatama, mida teevad konkurentriigid, ehk siis meie naabrid põhjas, lõunas ja paratamatult me peame mingites asjades nendega sammu pidama, sest et muidu investeeringud lähevad sinna, ettevõtted lähevad sinna, seda me oleme juba näinud. Ja noh, ega energiapoliitika on ka see, et kus ikkagi Eesti on jätnud õigel ajal otsused tegemata, et kui meie põhilised eksportturud, mis on Soome ja Rootsi, et seal on üks oluline sisendhind elekter kohati 20 korda odavam kui Eestis, noh siis ongi sinna väga raske eksportida ja ei imestama, miks eksport kukub. Hästi, aga kui me nüüd oleme väga positiivistlikud olnud, et kuidas on, siis lähme korra nagu täitsa normatiivseks, et kuidas võiks olla, mida võiks teha. Suures osas kuulavad meid noored, vaatavad suurte silmadega, kuulavad kikes kõrvedega, et mis on siis lahendused. Osaleme julgemalt poliitikas, vaatame rohkem, keda me valime, küsime riigilt vähem. Rohkem ikka, alati tuleb rohkem küsida. Ahaa. Niikuinii sa saad vähem kui see, mis sa küsid, et kui riigil lastakse liiga mugavaks minna, siis nad teevadki neid otsuseid, mis ei ole kellelegi kasulikud, ei ole isa soovitusel, tsiteerides klassikuid. Tuleb koostada programm Eesti Vabariigi üleminekuks turumajandusele ja hakata seda programmi ellu viima. Hästi, Paavo. Tulumaks, käibemaks 20% peale ja siis stabiilsust järgmised 20 aastat. From your lips to God's ears. Suur aitäh teile, Sandra Särav, Paavo Nõgene ja Peeter Koppel. Kohtumiseni. Aitäh sulle. Aitäh. Aitäh.